Mina olen Kärt, olen 23-aastane ja õppisin siis Tartu Ülikoolis informaatika erialal bakalaureust. Tegelikult Fujitsu juurde jõudsin juba siis suvel enne lõpetamist ning viimane aasta ülikoolis oli mul võimalus ka töötada siis Fujitsus ka kooli kõrvalt. Et olid hästi vastutulelikud. Ma ei ole kindlasti see IT-inimene, kes on juba 5-aastasest peale tegelenud programmeerimise või IT-ga üleüldiselt, et huvi siis selle vastu tekkis alles gümnaasiumi ajal. Varasemalt tegelesin muusikaga üldse, õppisin klaverit 11 aastat, tegelesin koorilauluga. Kuna matemaatika oli tugev ja mulle meeldis, siis otsustasin, et proovin siis reaalaineid sügavuti õppida. Esimene asi, mida ma Fujitsu praktikaprogrammi juures tähele panin, oli siis see, et nad pakkusid hästi sellist paindlikku töökohta, et ei olnud kindel üks asi, mida pead tegema nüüd algusest lõpuni, vaid et alustad sealt, kui neile sobib ja kui mulle sobib, et siis on võimalik liikuda ka edasi näiteks teisele töökohale või teise meeskonda. Fujitsu praktikaprogrammi juures on tore see ja mis mulle väga meeldis, töökoht ei olnud ka otseselt kindel, et näiteks kui sa oledki tallinlane, kes läks Tartu Ülikooli õppima ja suvel siiski võimalust Tartus elada ei ole, siis on sul võimalik töötada ka Tallinnast ning hetkel küll koroona ajal siis tööd on võimalik teha ka tõesti ükskõik millist Eesti otsast, et hästi mugav selles mõttes. Kõikidele IT-tudengitele soovitan ma väga tulla Fujitsusse praktikale. Seda just seetõttu, et siit saab väga suure kogemuste pagasi endale. Siin neid kohelda kui praktikanti, vaid kui juba oma töötajad kohe esimest päevast alates ning saab tööd teha reaalsete projektidega, väga tähtsate projektidega. Sa tunned, et see töö, mis sa teed ja see vaev, mis sa näed ning need tunnid, mis sa kulutad sellele, et see kõik on väärtuslik nii tööandja jaoks kui ka siis sellele kliendile, kellele see töö lõpuks läheb.